valisin välja ühe maali, millest me võiks nagu rääkida või? Jaa. Tahad sa ise sellest rääkida midagi või? No ma ei tea, siin on nagu teemaks, et mis mõtted see sinus tekitab ja mis sulle tuleb, et kuidas see sinu silmadel läbi sulle paistab, et see on nagu teema. Et siis me saame pärast võrrelda seda ka, mis nagu mina kokku panin. Mäletan, kui ma nägin seda maali esimest korda, siis see hakkas nagu kohe meeldima mulle. Et see oli sul kuskil nagu seina peal oli üleval ja ma astusin siia sisse ja vaatasin kohe, Armin! Ja. Ei, see vist oli mul Molberti peal, ma just vist tegin seda, et see kuivas mul või võib-olla. Võib-olla oli seinas ka, ma nüüd täpselt ei mäleta. Mulle meenub nagu seinas. Mul on see olnud nii ühes kui teises kohas ja ma viin maale näitusele, see on mitu korda näitusel käinud ja siis nad käivad mul edasi-tagasi ja on mis tahes kombinatsioonis. Ja ei, äge. Vaata, ma töötasin ju Olympic-kasiinos nagu mingisugune hästi kaua aega. Ja. Armin Karu alluvuses. Ja me saime temaga väga hästi läbi. Normaalne. Ja mina teda isiklikult ei tea, ei ole kokku puutunud. No saime, ma räägin minevikus, eks me saaks ka praegu hästi läbi, kui me nagu kokku puutuksime. Me lihtsalt ei puutu kokku, et tema ajab oma asju ja mina ajan oma asju ja siis me nagu ei suhtle eriti, aga ja siis vaata mulle meeldib su stiil, maalimise stiil on selline, et isegi kui su pildid on nagu erinevad, siin on meri ja laev ja purjekas ja Armin, mõne pildi peal on mingid USA autod ja kaktused on kõrbes ja mõne pildi peal on paljad naised ja hobused, et on nagu erinevad maalid, ometi on nagu väga äratuntav stiil, et ma tunneks sinu maali nagu teiste seast kohe ära. Vahet ei ole, mida sa maalid. Ja, okei. Maalid sa Arminit või paljast naist või Arminit või mida iganes sa maalid. Seda me võime pärast katsetada kuidagi, et siis ma saadan sinu juurde kellegi mingisuguse valiku piltidega ja siis katsetame. Näiteks, jah. Sellest tuleb episood 2 või midagi. Jaa, et kuidas Intel tunneb ära 5 maali seast selle ühe Juku maali. Ja, no näiteks. Okei. Aga jaa, see maal mulle minu lemmikmaal sinu maalide hulgast. Just selle Armini pärast. Ahah, ja. Et ma mäletan Olympic-kasiinos, kuidas kõik Olympicu töötajad nagu kartsid Arminit, nagu ta oleks mingi 5-meetrine üliinimene, kes alluvatel päid otsast ära ammus või kõik nagu välisesid. Tegelikult on täiesti tavalist mõõtu ja tavaline inimene. Ja mõnus oli temaga suhelda hästi soe ja meeldiv persoon, mulle ta meeldib. No seda viimast varianti ma millegi pärast kahtlustasin. Millist? No seda, et täiesti normaalne inimene. Ei ta ongi, jah. Ta ei ole päriselt ka mingi 5-meetrine mõstum ega koletis, et väga tore inimene. Ma ei saa aru, kust siuksed müüdid nagu tekivad, et ma ei tea, et see ei ole siukseid asju välja mõelda, pole üldse minu stiilis nagu. No inimesed väga palju kardavad, töötajad kardavad oma ülemusi nagu, kõik hoiavad 10 küünega oma töökohast kinni, et äkki lastakse lahti, et ma igaks juhuks olen alati ülemusega nõus, et ma ei avalda arvamust, ma ei hakka vastu ja ma olen madalam kui muru ja mida äkki lastakse lahti või võetakse palgast maha või midagi. Kuna Olympic oli väga hea tööandja ja väga hea oli Olympikus tööd teha, siis kõik nagu kartsidki, et nii kui 1 millimeeter on valesti, et Armin laseb su lahti ja laseb maha ka veel takkavõtse. Tegelikult ei olnud niimoodi. No see on ülimalt vale suhtumine, et pärast et siuksed töötajad nagu pärast ei suuda nagu efektiivselt nagu tööd ka teha, et kuna neil puudub mingi oma arvamus ja nad teevad igaks juhuks midagi lihtsalt ära. Nagu, et tegelikult on vastupidi, nagu, et nagu oleks mõttekas nagu ideid genereerida ja värki, et Armin ise genereerib ideid ja omab isiklikku arvamust ja võimalik, et teda huvitavad ka teiste arvamused ja nägemused, et kuidas teised asju näevad. Kusjuures nagu huvitaski, sellepärast ma sain temaga hästi läbi, et ma olin selline mässa ja ma tegin nagu oma reeglid seal kasiinos vahest ja siis kõik minu suured ideed, mis ma olen nagu välja mõelnud ja teostanud ka, eks ole. Et Armin alati nagu toetas minu seda
minu neid hulle ideid ja minu mässumeelsust ja kõike. Sellest ma saingi temaga hästi läbi, et ta nägi, et ma ei ole mingi lihasuretaja, vaid noh. Ja, just nimelt. Nagu teistsugune inimene ja teeb asju, teeb nagu hästi ja suurelt ja võtab ette ja noh. Ta ise samasugune vaata. Ja loomingulise lähenemisega nagu. Sest kasiino tegemine nõuab ka kõvasti loomingulist lähenemist ja sükest nagu mõttetööd kõvasti. No kui sa klientidele müüd, ütleme otse välja, müüd õhku on ju. Noh, siis sa pead olema väga paindlik ja nagu sa ütlesid, loominguline. Sa ei saa väga jäigalt kõike ühtemoodi teha. Muidugi rahad on mängus, mingid reeglid peavad olema paika pandud, aga klientidega suhtlemisel sa pead olema lihtsalt väga paindlik ja peadki üles näitama loovust nagu suhtlemisel just. Seda küll, jah. Et kasiinos diileri jaoks, no need me vaatame Arminit ja ütleb kohe kasiino peale, eks ole, see on nagu sünonüümid, ongi Armin Karu ja Olympic Kasiino on minu jaoks nagu sünonüümid. Okei, minu jaoks on ka teatud määral nagu. Et diileri jaoks on ülim tunnustus see, kui mängija ütleb sulle naeru näoga lihtsalt, et sulle on isegi kaotada meeldib. Saad aru, sa teed inimesele selle mängu teed niivõrd huvitavaks, sartseks ja näitad välja, et sa oled nagu tema poolt, sa tahad, et ta võidaks ja noh, mitte tuima näoga nagu masin jaga seal kaarte mingi. 3 tundi veel. Varsti saab vist koju. Vaatad, et 3 tundi veel, et saaks juba minema. See nagu ei tööta, et kui sa mõttega tööl ei ole, siis ei ole mõtet tööl olla. Et sa oled mõttega töö juures ja müüdki kliendile nagu parimat teenust. Et noh, kasiino on tegelikult meelelahutusasutus. Et see on tegelikult meelelahutusteenus, et see ei ole õhumüümine. No eks siis teisest küljest see ringiga läheb üle sinna tagasi, et mida inimesed ostavad, nad ostavad emotsiooni. Aga sa nagu reaalselt midagi käega katsutat ei saa, sa lähed sealt välja, sul ei ole uut tassi, sul ei ole uut kaabut, nii nagu sa läksid sinna tühjade kätega, sa tuled välja ka tühjade kätega. Sisuliselt sa ostsid ikkagi õhku. Ja sa lahutasid meelt, no kontserdile sa lähed ka tühjade kätega, no sul on võib-olla ainult pilet ja pärast vaatad kontserdi ära ja siis tuleb jälle tühjade kätega välja, aga sa nägid nagu bändi ja värki ja seda, et see on nagu suht sarnane selles mõttes. Samamoodi ka reisimine ja kontserdid ja minu jaoks ongi see ikka, ma käin kontserditele, reisin ka hea meelega. Ma ostangi õhku tegelikult, eks siis emotsioone. Ja no selles mõttes küll, jah, meelelahutusteenus on mõlemad tegelikult. Nagu... Millal sa tegid selle maali? See oli mingi päris ammu. 2012-13. 2012 alustasin, 2013 lõpetasin sellega. Ta nagu vaikselt kasvas mingil määral. Umbes selle ajal, kui mina Olympic Kasiinoga nagu lõpparve tegin. Umbes samal ajal, jah. Okei. Sa vist teed kõiki maale nagu jooksvalt. Ma näen, sul on pooleli korraga mingisugune umbes 50 maale. Kui mitte rohkem. Aha. Aga ma teen et mõne maali ma teen algusest lõpuni ühe laksuga valmis. See ei ole üks nendest. See nagu arenes nii aasta jooksul või paari aasta jooksul selliseks, et seda ma maalisin mitme aasta vältel. Mõni vahepeal seisis mitu nädalat või mitu kuud isegi ja siis vahepeal tegin jälle midagi edasi, lisasin mingi detaili ja... Need liblikad alguses ei olnud kindlasti plaanis sinna panna, ne? Ei olnud, ta jooksvalt arenes selliseks. Ma mõnikord ma plaanin täismahus ette, mida ma täpselt kokku maalin, aga mõnikord seal tulevad nagu jooksvad muudatused, et siin on neid hästi palju, et ma olen lisanud hästi palju midagi. Kuule, need lipukesed, mis sa siia kirjutasid, mis seal kirjas on? Need on tähed. Ma saan aru, et tähed, mida sa kirjutad? Ma ei tunne neid tähti. Jaa, siia on kirjutatud hingetee. Nagu, et need lipud on tähed, aga neid otseselt nagu sõnade koostamiseks ei kasutata, et siis neid kasutatakse nagu merenavigatsioonis nagu üksikute nagu signaalide andmiseks, et mõne lipu kombinatsioonid pannakse kokku. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et kuna need on tähed, et siis ma mõtlesin, et ma kasutaks neid nagu tähtedena, et paneks nendest mingi sõna kokku. Kui sa ütled mulle hingetee, see on ju kokku ainult, eks ole, 8 tähtega, siin on neid rohkem kõvasti. Ma sain millestki valesti aru praegu. Kas see ei ole nii, et üks lipp on nagu üks täht või? Jaa, üks lipp on üks täht. Ja kui me loeme I, N, G, E, T, E, E, siis on kõvasti rohkem. 8 tükki on üle.
ja, see on inglise keeles. Ja see on nagu the path of the soul, nagu siis läheb kokku. Miks siis kohe ei öelnud? No mõte on sama, aga ja mul just ei olnud päris lõpuni meeles, mida ma täpselt kokku panin. Jah, see artikkel. Ja, ma mõistan seda keelt juba. Õpin kiirelt, jah. Et siis saab selle järgi mõtleks kohe välja ka, mis täht, mis lipp täpselt on. Et mingi vahe ma teadsin neid lippe peast, aga praegu ma päris täpselt peast ei tea, aga nüüd ma tean, kui ma tean, mis siin kirjas on, siis ma mõtlen need lipud kole kiiresti jälle välja. Prantsusmaa lipp on tõhtäht. Ja Poola lipp on H-täht. Okei. Ja nad nagu jah, osad meenutavad võib-olla mingisuguse riigi lippu või mingit värki ka, et aga nad on ikkagi tähed. No numbrilipud on ka. Need on teissugused, nad on siuksed kolmnurksed nagu. Ja. Okei. No jah, mis ma ikka oskan öelda? Sellest ajast, kui me sinuga tutvusime ja see sinna Haapsalu lastekodusse tõid kingituseks selle hiidsuure Elvise maali. Et sellest ajast ma pean tunnistama, et olen sinu maalikunsti selline nagu väikest viisi austaja. Mul küll omal kodus veel ei ole vist ühtegi sinu maali. On ikka. On küll, ja. Üks on, ja. Aga see ei ole maal, see on tegelikult trükis. Ja. Aga ta on maalist tehtud trükis. Ja, no ühesõnaga sinu käekiri on mul kodus. Ja, täiesti olemas, midagi on. Ja, mulle meenub jah. Vot. Ja see on siis minu lemmik maal. Härra Armin Karu oma kapteni mütsi oma purjekaga. Ta tegelikult on ta just ostis mingi jahi omal hiljuti, vist selle aasta kevadel või suve alguses midagi. Aga noh, vist mitte sellise, mitte purjeka, vaid sellise jahi moodi jahi nagu. Ja, seda küll jah, et see ma mõtlesin, see oli mul algselt, ta oligi mul plaanitud mingi nagu see ei ole nagu seos, et selline, et Arminil on mootorpaat või purjekas, et see ei ole nagu sellega kokku pandud, vaid see on lihtsalt nagu mu enda merehuvist ja meresõiduvist nagu kantud ja siuke tehtud selline fantastika variant nagu. Ei, väga vahva, mulle meeldib, rohkem ei oska midagi sulle siia lisada. Ma olen selline kunstivõhik tegelikult, et mingi kunstiinimene raudselt siin tooks esil mingid detaile ja mingid... No seda pole vaja. Ma ei tea, mis sallalaada ja suust välja, aga ma ütlen lihtsalt, mulle meeldib ja ongi kõik. Ma rohkem, et ei olegi vaja, aga see on nagu, ongi põhiline nagu, et ma sellepärast ma nagu kunstiinimesi ei võtagi, kes hakkaks rääkima, et nii, et siin sa oled pintsliga mingisugune töllerdanud kuskile. Oledki või? Et selles mõttes, et ma tahangi nagu teiste inimeste silmade läbi näha, mida nemad näevad asjades ja kuidas asjad neile paistavad. Et kes ise ei ole kunstiinimesed, et see ongi saate üks põhipoint. Ja, okei. Et äkki Armin Karu näeb ka seda meie vestlust. Ja väga võimalik, et see ka mingit pidi jõuab temani. Ma võin talle ma saadan talle selle vestluse. Ja, et need lähevad niikuinii YouTube'i üles ja need ongi avaldamiseks mul, et tekitada selline suhestumine tavalise inimese, kes ei ole kunstiinimene ja kunstiloomingu vahel nagu sina suhestud ju muusikaga näiteks. Ja oled sa muusikat õppinud? Ei. Milleks sa peaksid kunstiinimene olema või kunsti õppima selleks, et kunsti vaadata? Muusikat sa kuuled ju? Natuke kuulen, jah. Näits kuulen, aga õppinud ei ole tõepoolest. Väga hea võrdlus. Nagu kunstiga on sama asi, et see on samasugune kultuurivaldkond nagu muusikagi, et see nagu loomulikult tajutav lihtsalt, et vaatad ja kas sulle meeldib ja kas sind kõnetab ja igal ühel on mingi töö, mis teda kõnetab ja kõik tööd ei pea kõiki kõnetama, ei saagi. Sind kõnetab üks või kaks tööd, et see on täitsa okei. Ei, sinu loomingus tegelikult isegi rohkem pilte, mis nii-öelda kõnetavad ja mis mulle meeldivad. Ei, no see oli näide lihtsalt, et see ei olnud statistiline fakt.
aga noh, sellest me räägime järgmine kord, pikemalt siis sinu naistest ja hobustest ja autodest ja kaktustest. No näiteks. Mis on sul läbivad sellised kujundid? No mitte just läbivad, aga neid on.